No nii, tere jälle. Tänane video on veits teistsugune. Täna on mul siin arvuti ja täna me vaatame kahte artiklit. Üks on uudise näol ja teine on ka uudis, aga ta on nagu uuringu põhjal tehtud siis. Esimene on siis selline, et pealkiri on USA teismeline vajas e-sigareti tarvitamise tõttu kahepoolset kopsu siirdamist. Huvitav, kas on midagi uut või see on jälle seesama THC õli teema. Kui me vaatame, siis kohe sissejuhatuses on, et arstid olid sunnitud e-sigarettide suitsetamisest tekkinud vigastuste tõttu läbi viima kahepoolse kopsu siirdamise. Tundub, et e-sigaret on siin see kurja juur. Kui vaatame edasi, jällegi, kopsuvigastuse põhjustas e-sigareti tõmbamine. Olgu, lähme edasi. Siin on ka see, et arst loodab, et patsient hakkab e-sigarettide vastu avalikult sõna võtma. Jälle e-sigaretid. Nii. Siin siis jälle räägitakse sellest juhtumist, siis räägitakse ka teistest, et kopsuvigastusi on ühe allika järgi 450, teise allika järgi 2000 ja surmajuhtumeid lausa 40. Ja nüüd me oleme jõudnud selle uudise täitsa lõppu ja vaatame, mis siin kirjas on. Siiski märkis Economist, et seniste tõendite kohaselt on surmajuhtumid olnud seotud tänavalt ostetud halva kvaliteediga e-sigareti vedelikuga. Ehk siis see ongi e-sigaret, vaid see oli e-vedelik. Ja mitte ainult e-vedelik, see oli halva kvaliteediga ja tänavalt ostetud. Ja siis on siin ka kirjas, et see oli Kanepi poest ostetud, vähemalt üks nendest, mitte just see, aga ja siis on ka kirjas, et mõndadel juhtumetel on ka e-vitamiin, mis on õli, mitte e-vedelik. Õli tõmbamine on, õli isegi tohikski tõmmata, kuid seda tehti. Ehk siis siin selle väikse kirjaga me saame teada, et kõik see, mis nad selle alguses rääkisid, e-sigaret ja e-sigaret ja e-sigaret, on hoopis e-vedelik. Kui ta üldse oli e-vedelik, võis olla õli, ebakvaliteetne, illegaalne, ostetud tänavalt. Täitsa lõpu ette, siin on kirjas, et Ameerika Toidu- ja Ravimiameti hinnangul pole paanikaks põhjust. Kas see lause ei peaks nagu kõige esimene olema, äkki? Nemad soovitavad mitte osta e-sigareti vedelikku tänavamüüjatult ja hoiduda kanepi ekstraktiga toodetest. Õige. Ja siin lõpus on ka päris naljakas lause, et Economist märgib, et samal põhjusel ei soovitata osta ebaseaduslikelt kaupmeestelt ka puskarit. Vot siis. Aga mis me siis teada saime? Uudis on niimoodi üles ehitatud, et 3/4 on kirjas, et e-sigaret on halb, e-sigaret tegi seda, e-sigaret on süüdi ja viimases 4/4 me näeme, et ei olnudki e-sigaret, oli hoopis ebakvaliteetne tänavalt ostetud e-vedelik / õli ja veel võib-olla ka kanepiga. Vot sellised uudised. Nii, aga võtame siis ka teise ette. Pealkiri on uuring, e-sigaretid mõjuvad ajule, kopsudele ja veresoontele hävitavalt. Olgu. Siin siis mingisugune sakslane Thomas Münzel. Tema arust e-sigaretid on uskumatult sõltuvust tekitavad. Siis tema arust peaksid olema e-sigaretid üldse keelatud. Tema tegi siis, võib öelda siis 2 katset. Üks katse oli see, kus oli 20 inimest, kes olid kroonilised suitsetajad. Siin uudises muidugi ei ole seda kõike kirjas, ma olen uurinud seda uuringut ennast ka. Seal siis oligi kirjas, et nad olid kroonilised suitsetajad ja siis oli veel selline minu arust natukene naljakas asi, et nad olid täie tervise juures kroonilised suitsetajad. Mul tekib küsimus, kui täie tervise juures üks krooniline suitsetaja olla võib, ei tea. Aga siis see eksperiment oli selline, et neile anti e-sigaret, tõmbasid ühe mahvi, mõõdeti nende artereid, veresooni, ma nii täpselt meelde jätnud, ma ei ole ekspert, kuid avastati, et seal on mingisugune midagi juhtus, kuid mul kohe tekkis küsimus, et kus on võrdlusmoment, millega me seda võrdleme. Kui neile anti e-sigaret, miks mitte ei antud ka tavaline sigaret ja ka näiteks proovida lihtsalt õhku. Äkki see teeb ka midagi ja siis neid võrrelda ja siis selle järgi teha järeldusi. Mitte lihtsalt, et inimene tõmbas e-sigareti ja midagi juhtus. Ja see teine katse oli siis jälle hiirtega, vaesed hiired. Seekord 151 hiirt
ja neid pandi 6 korda päevas 20-minutiliste seanssidena e-sigareti auru sisse. Üks asi muidugi on see, et inimesed ei ole hiired. Teine asi on see, hiired pandi kuhugi kambrisse, kus oli e-sigareti auru täis. See ei ole veipimine. Kas meie ka tuleme tuppa, laseme mingist suurest torust kõik auru täis ja siis chillime seal kuskil 20 minutit. Ja tegelikult eelmises uuringus pandi neid sinna isegi tundideks. Samuti siin nende hiirtega tehtud eksperimendis ei olnud kirjas, kui kanget e-vedelikku kasutati. Eelmises sarnases uuringus kasutati peaaegu 2 korda kangemat e-vedelikku, mida üldse tohib Eestis müüagi. See ei ole jällegi inimestele üleviidav, sest ei ole nii kanget ja jällegi me ei istu e-sigareti auru saunas. Ehk siis minu arust teadlased peaksid hiired rahule jätma ja tegema pikaajalisi, normaalseid uuringuid inimestega ja loomulikult suitsetajatega, sest e-sigaret on mõeldud suitsetajatele, mis selle uuringu juures mulle veel eriti meeldis, et kui klikkida selle lingi peale siin, siis uuring ise tuleb lahti ja selle uuringu kõige esimene lause inglise keeles on siis Electronic cigarettes have been marketed as a healthy alternative. Nii. Kas keegi kunagi on öelnud, et e-sigaretid on tervislikud? Healthy tähendab siis tervislik. Ei ole mitte keegi mitte kunagi öelnud. E-sigaret on vähem kahjulikum. Kui sa teed suitsu, sa saad nii palju kahju. Kui sa teed e-sigareti, sa saad nii palju kahju. Lihtne. Nii palju siis nendest. Kahju on muidugi see, et need pealkirjad on sellised nagu on. Inimesed loevad pealkirju, jätavad selle meelde. Edasi väga paljud ei lähe. Veel vähem minnakse edasi selle uuringu peale. Ehk siis minu arust on kahju, et niimoodi tehakse, et selliseid pealkirju pannakse, eriti selles esimeses, kus ka teksti sees alguses räägitakse ühte juttu, pärast räägitakse teist juttu. Ehk siis see on inimeste segadusse ajamine, antakse seda infot edasi, mis ei ole pädev ja niimoodi inimesed hakkavad jälle suitsetama, oma tervist rikkuma.